Alexela meistriliigas võideti esmakordselt Tartu Ülikool Rocki seisuga 88-69, kaamera ees teine treener ja klubi president Mait Käbin. Kuidas mänguga rahul oled? Väga rahul, et sellist tugevat võistkonda armastab meie võistkond võita alati. Ja ajalugu näitab, et see ei olnud ju esimest korda tegelikult, et see teeb aina rõõmu juurde. Mis mind rõõmustas oli meie noormängijate sooritus, et selle loo ajal peame tõdema, et osad noortest saavad väljakule ka siis, kui mäng ei ole veel kaugeltki ära tehtud, et see mind rõõmustab ja konkreetselt tänases mängus Robert Valge ja Mihkel Kirves ju panustasid täismeeste eest. Keda veel põhiviisikust esile tõstad, et Raabjärvele jäi 16 punkti, Lindmetsa arvele 14 ning Vahter ka samuti 16 ning olgu toodud ka välja Sandis Siilaus 15 punkti, et kes neist otsustaval momentidel hästi tabas? Olen alati peatreener Heiko Rannulale öelnud, et me võidame mängu siis, kui 4 mängijat suudavad üle 10 punkti visata, et tavaliselt see nii on ka, aga punktid punktideks. Seal oli ikkagi mehe tegusid tegev mees järjekordselt kapten Silver Lepik, kes siis nagu annab väga head eeskuju ja vahetuses sekkus Elgar Tammsalu, kes ikkagi väga kõrgel tasemel, ma leian, suutis nagu vastast survestada, et kõik mängisid täna kaitses suurepäraselt, vaatamata sellele, et ei olnud ju kõiki põhimängijaid seal väljakul näha vastasmeeskonnas, mis omakorda ei tegelikult kahandas seda võidu väärtust. Teine mäng täna Tüka Rapla võitis Valga Maxe Mooritsa meeskonda, see tähendab seda, et KK Pärnu kohtub esimeses play-off mängus, esimeses voorus Rakvere Tarvasega, et kuidas sa seda vastast hindad? Vastast hindan alati kõrgelt ja austan vastast. On see korvpalliklubi Rapla või Rakvere Tarvas, et selles mõttes vahet ei ole ja ma arvan, et ega mängijatel ei ole ka vahet. Me enne seda tänast mängu pidasime ka päris pika koosoleku, mille üks punkt oli just nimelt see, et nüüd alles õige hooaeg algab ja õiged mängud on tulemas, et ma arvan, emotsionaalses plaanis tänane võit andis meestel ikka enesekindlus selgelt juurde. Aitäh sisuka intervjuu eest, Mait Käbin! Palun!